No nii, tere reisihuvilised, Lasnamäe reisihuvilised. Et jätkame siis Lasnamäelt natuke teises kohas ka, mitte ainult sealt Smuuli ja Peterburi tee ristmikult. Aga tegelikult, kus me praegu oleme, ligidal oleme, varem olnud ka, talvel olime seal ristmiku kaupluse juures, et see on Pae tänava piirkond tegelikult. Et natukene Pae tänava alguse poole. Pae pargi koht on see, et linnaosa valitsus on ka siin ligidal. Siis keeruline natuke filmida, et igal pool on inimesi. Selline küll mingeid silte ei ole, et noh, tegelikult siin on üks silt oligi just, et videovalve. Aga ma ei tea, et vahepeal, kui olen kaameraga käinud, et oli seal ju Coopi juures ka natuke edasi seal, siis oli ka noh, seal lassi signaali, kui nähti, et ma seal selles mõttes telefon oli püsti, et ega ma seal kedagi otseselt nagu niimoodi ei filminud, aga lasti signaali siis, et kui nähti, et ma filmin. Ja siin praegu ka, et kui ikka vaatan, et keegi näeb, et selles mõttes tähelepanu ikka püüab, et miks ma filmin. Ma ei tea, kas nüüd keegi mõtleb, et miks ma filmin, aga mingi tähelepanu nagu ikka on selles mõttes, et ikkagi pannakse kohe silm peale, et mis värk toimub. Et värk on jah, juba siin, tegelikult ma suvel olen teinud ka mõned videod. Ma ei ole pannud üles, aga nüüd juba sügis käes. Et varsti, praegult septembri lõpp. Et siis ongi, et miks ma siia sattusin, käisin jälle seal auto varuosade poes, see mitte ristmikus nüüd, aga seal e-partsis. See on niisugune puhtalt e-pood. Tegelikult seal on koha peal ka on vahendeid, tegelikult saab osta mingeid asju. Mitte küll varuosasid, aga autokaupasid saab koha peal. Aga varuosasid saab ja autokaupasid saab e-poest tellida, aga koha peal siuksed õlid ja mingid sellised asjad, hooldusvahendid nii-öelda, autokaubad. Varuosa on ka autokaup, aga siis muud autokaubad peale varuosade saab koha peal. Ongi, et seda asja käisin toomas, mida mul tegelikult vaja ei olnudki lõpuks, et tagumise klaasi, tagaklaasi kojamehe see tagaklaasi puhasti relee oli siis selline asi, mis ma tellisin. Et tagaklaasi kojamees ei käinud edasi-tagasi ja siis vaatasin seda releed, et klõpsus. Et ta peabki klõpsuma. Aga selles oligi see asi, et vaatasin, et ta nagu klõpsub ja läheb tagasi. Aga see tähendaski seda tegelikult, et ta, kui kõik toimiks, ta ei peaks tagasi minema. Et selles mõttes ta peab ju selle kontakti sulguma lihtsalt. Sulgema. Aga ta läks tagasi. Plaadid ta peaks sulgema. Ta läks tagasi. Ja ma mõtlesin, et siis relee on nagu läbi. Et tegelikult üks kahtlustus oli see ka, et see kojamehe võll on nagu kinni rostanud, mis oligi põhjus pärast. Aga ma tegin kiirelt selle tellimuse ära, sellepärast et pärast läheb jälle nii palju aega,
ja viibib ja viibib, siis tuleb see relee, siis selgub, et see on korras, on midagi muud viga, siis hakka jälle. Tellisin selle relee kohe ära ja siis et noh, aega natukene võita, et ikkagi nagu kulud jooksevad ja auto on vaja maha müüa, et kiiresti seda teha. Praegult on siis Volvo V40 on siis selleks müügiobjektiks. Noh, mis nüüd läkski müüki ka oksjonile Auto 24 keskkonnas. Et siis tegelikult enne, kui ma selle relee kätte sain, praegult ma käisin, tõin ta ära lihtsalt, et siis on lihtsalt selles mõttes, et ta on mul taskus. Et ma võin näidata ka tegelikult, et ma võtsin ta ära, et ma ei tea, niimoodi. Vot selline mitme klemmiga päris, mitu klemmi. Ja et ta ei jääks sinna nagu, et siis on see asi tehtud, et oli mul tellitud. Tegelikult ma eile veel oli see tellimus nagu koostamisel, mõtlesin, et ma helistan sinna midagi või et tühistada, aga mis ma seal hakkan enam siis tüütama, et las ta siis on olemas ja siis jääb lihtsalt, et varuks. Tegelikult see Volvo on siuke hea auto ka, et võib-olla läheb kuskil vaja teisel Volvol. Et tegelikult see V40 on päris nagu, mulle tundub, et ta on Volvodest üks väiksemaid. Ta on küll universaalkerega, aga see Volvo on jah, ma näitasin Paepargis on see üks kosk sealpool natukene. Seal enne silda on mitte kosk, aga mingi purskkaev. Näitan veel. Et siuke karjääri bassein on siin. Et on siis tehtud, ma märkasingi siin just ühte pinki ka. Ma ei tea jah, mingi siuke, kuidas seda nimetatakse, nõrgad jalad. Õhtul ikka on tunda. Ma ei tea, mis värk see on. Mingi, see ongi kuskilt ma nägin jah, et ongi siuke nagu haigus või mingi selline, et nõrgad jalad, et ja ongi, et mul see sümptom ongi olemas, et kas kõnnin või ei kõnni, teen sporti või ei tee sporti, et ongi need jalad nagu õhtul valu, et ei ole mingit luuvalu ega mingit siukest asja, aga lihasvalu, mis läheb nagu luudeni ka nagu välja siis või selline, et ta ei ole nagu siuke valus valu, aga selline lihasvalu, et on tunda. Et kuskilt sattusin ka jah, et siuke nõrkade jalgade sündroom või mingi siuke asi, nõrgad jalad nimetatakse seda, et päris nagu huvitav jah, nagu kui hakata tähele panema nagu, et kunagi, kui sai õlut joodud, siis oli ka nagu siuke, tundsin ära, et kui sai nagu tarbitud, siis kuidagi toimus selline lõdvest, selline tundsid, et keha läks kohe pingest vabaks. Et ma ei tea, kas see on nüüd alkohooliku tunnus või mille tunnus see on, või kuidas seda nimetatakse, seda tunnust või seda tunnet, aga mingi nagu keha sees on jah, nagu mingi pinge on nagu sees.
kohe nagu tundsid, et mingi sihuke pinge kadus pealt ära, noh, et just nagu see nõrkade jalgade sündroom ja siis muud asjad ka seljas ja niimoodi, et ikkagi mingi valu on nagu sees. Et vot, et päris nagu huvitav jah, et selline nagu kehas selline nagu selline tunnetuslik seis siis on. Et otseselt nagu mingit nagu noh, ma ei tea, kas see on terviseprobleem või otseselt nagu ei ole, et aga ma ei tea, et jah, et päris huvitav, et ei ole nagu haige olnud ega noh, üldse midagi, et 20 aastat kuskil, et mitte mingit, aga niimoodi jah, kui tähele panna, et jah, et see selline nagu kehaseisund, organismi seisund nagu on selline, et see ongi nagu kas siis nagu terve või huvitav jah, et kas ongi siis lihtsalt nagu selline noh, et ta niimoodi nagu jooksebki kokku kuidagi see asi, et iseenesest nagu kõik on nagu terve, et näiteks südamega on ka samamoodi, et on tehtud neid, no mingid kontrollid on olnud vahel ja ongi südamerütm ja et noh, et mis ongi nagu lihtsalt ta nii ongi, et see ei ole nagu mingi terviseprobleem, aga see niimoodi nagu toimibki. Et huvitav jah, selline asi, et nagu korras organism, aga siis selline seaduspäraselt, ebaseaduspäraselt käituv organism. Ja siis ongi, et siis saabki siin puhata ja vaatame, mis siin siis veel. Lähen natukene sealt kaudu. Siin mingi orulaadne asi on siin jah, et rahulikum koht jah, et täitsa jah, siin selles mõttes kesklinna kandis on selline koht jah, täitsa nagu selline looduslik koht, aga noh, nüüd sai puhatud ka natuke ja siis ongi, et siis sattusingi täna siia selle Paepargi, siis Iiparts on siin ka ligidal, et sattusin siia kanti lihtsalt. Ja siis mõtlesin, et tõmban siis telefoni taskust välja ja et praegult ongi selline natukene seis nagu selline, et nagu sihuke äraootamise seis on nagu praegu, et Volvo sai nüüd valmis ja päris hea sai. Sai päris hea jah, et ülevaatus tehtud ja siis on seal kõik nagu timm. Et oli suur probleem, oli udutulega. Et ongi probleem on natukene suur jah. Et päris palju neid hinnapäringuid saatsin, et iseenesest nagu udutuli on ju, aga ongi see elektrisüsteem on nagu sihuke asi, et küll on nagu, et udutuli on ju, aga et ta on nagu seotud selle suure elektrisüsteemiga, et seda palju ta nüüd maksma läheb, et see udutuli nagu põlema saada.
seda nagu keegi ei võib-olla väga ei taha ka öelda, see on ka kindlasti üks põhjus, et väga ei taheta öelda, et kasulikum on ju öelda, et on elektriku tunni tasu 60 eurot ja siis see on ju selle teenuse osutaja nagu kasuks, et ta ütleb, et nii palju on tund ja pärast siis vaatab, mitu läheb, aga selles mõttes, et see on nagu seda niimoodi päris nagu teenust osta nagu ei saa ka ikkagi, on ta ikkagi nagu sihuke põrsas kotis nagu, et seal et ikkagi see selles mõttes see äri on nagu et kes selle riski nagu siis võtab, on ju, et selles mõttes nagu et see ei saa, et siis nagu, et kui me räägime ärist, et äri on risk, on ju, ta ei pea olema risk, on ju, aga selles mõttes, et see on nagu selles mõttes teenus, ütleme teenuse nagu, ütleme seadused, teenuse osutamise seadused ja ütleme tarbijakaitse seadus on ja ütleme muud kõik nagu ütleme seadus nagu ikkagi kehtestab selle, et hind peab olema määratud kauba eest, selles mõttes. Et see on nagu et me võime kõik nagu öelda, et kellel on õigused ja kes siis peaks selle riski võtma, et kas teenuse osutaja, et tema on ju samamoodi inimene, on ju, et miks tema peab võtma selle riski, et kui me nüüd lepime kokku, on ju, et davai, on ju, et 120 eurot, on ju, et nüüd udu tuli, et ma näitan, kena korvpalliväljak on ka siin Paepargis. Et täitsa nagu selles mõttes avatud, et aed on küll ees, aga saab ilusti siia sisse kõik minna. Et vot see on ka siuke hea asi ja et kunagi rikkaks saan, siis võib-olla hakkan korvpalli mängima, viskeid proovima. Et aga siin on jälle need kolmese jooned on, mäletan, meil koolis oli samamoodi, et on väljakust eemal on kolmese jooned. Aga selles mõttes saab niimoodi mängida, et eks siin võibki selle need reeglid on küll jah, need joonereeglid, aga siin ongi, et see, kus väljak ära lõpeb, et siis ongi, enam põrgatada ei saa, siis ongi nagu kõik on ju seal väljas ja aga et seadused ütlevad jah niimoodi, et ikkagi nagu teenuse eest on see seadus on niimoodi paika pandud, et ja kirjutatud seaduse sisse, et teenuse ja kauba eest peab olema nagu hind peab olema määratud. Et see on seadus, et või on ikkagi nagu teenus, siis seal peab olema see hind nagu selle eest. Et kui ikkagi nagu see resultaat väljendub selles, et näiteks, et nüüd et tuli nagu mis ei põle, tehakse korda, on ju. Et siis tegelikult see jookseb niimoodi kokku, et sul on ikkagi nagu see, tegelikult on sul ikka, sa oled ikkagi elektrik, et sul on ikkagi sertifikaat, et sa tead, et seal on elektrisüsteem, et seal on nagu komponendid, et sa saad seda asja nagu niimoodi teha, et sa saad nagu diagnostika hinna panna. Et ja see diagnostika hind ei saa ka olla ka niimoodi, et määramatu nagu selles mõttes, et
diagnostika hind on, võid selle panna, et näed, et noh, see ei saa nagu pakkuda ainult neid hindasid, et nüüd see võib olla seal 50 kuni 500 on ju. Et noh, muidugi see turg, nad võivad nagu noh, sa võid nagu teenuses nagu seda teha, aga noh, et sa võid ju noh, muidugi kõike võib ju nagu pakkuda igasuguste summade eest, igasuguseid viise, aga noh, et see ongi nagu see, mis ongi nagu tekitanud kuidagi nagu sellise monopoli selles osas, et kuidagi ongi mindud nagu lihtsalt ongi valdavas enamuses need pakkumised, kus lihtsalt öeldakse määramatu hind, et see on nagu tunnid ja seda ei tea keegi, kaua see läheb ja selline nagu turg on hetkel. Et kas see nagu peaks nii olema, et noh, iseenesest nagu see elektrisüsteem, noh, ta ei ole ju selles mõttes, ta ei ole ju nagu mingi kosmosesse minek, et seal on ju ikkagi kindlad nagu asjad. Et seal on ju aku, kust tuleb see autol on ju, on see, esiteks ta on alalisvool, et seal on aku, kust tuleb see vool, et mujalt ta ei tule, et ta tuleb aku pealt ja edasi generaatorisse, aga kui aku on ikkagi tühi, siis ei toimu ka midagi. Et ta ei käivitu, et ta tuleb ikkagi, seal on ju kindlad asjad, et kui aku on terve, generaator on terve, siis läheb see vool sealt edasi. Siis läheb see vool sealt edasi ja hakkabki asi nagu pihta. Et hakkabki see asi pihta. Et siis on ju seadmed, noh, neid seadmeid ei ole ka ju nagu lõpmatuseni. Selles mõttes, et kui sul on ikkagi nagu mingi noh, ja siis seal on nagu sellised seadmed nagu autotuled on ju, noh, et seal on ikkagi see ring, mis on nagu noh, ta on ikkagi määratletud, et seal ikkagi see töö hulk on määratletud, et kui sul on nagu vaja nüüd nagu diagnoosida, et see udu tuli noh, et selgeks teha, miks ta ei toimi, et siis sul on vaja ikkagi, sul on seal kindlad asjad ikkagi, mida sa kontrollid. Et sa kontrollid ju, kust see vool tuleb, on ju. Et sa kontrollid kõigepealt, kas vool tuleb sinna pirdini. Et sealt lähed edasi. Et kuhu see vool nagu seisma jääb. Et kust ta enam edasi ei tule. Et seal on ju kindlad asjad, ja see on nagu selle elektriku sertifikaadi sees olemas, et sa pead seda teadma. Et see on nagu sertifitseeritud, et sa pead seda määratlust teadma, et sul on ikkagi nagu
ka selle seadusega see läheb kooskõlla, et sa pead ikkagi teenuse nagu teenuse eel nagu selle hinna ikkagi määratlema. Et see ikkagi teenuse alustamise eelselt peab olema see hind ikkagi seaduse järgi on see ikkagi nagu tegelikult olema määratletud. Peab see olema enne teenust nagu olema selge. Et see on nagu see, kust on need kutsestandardid ka tegelikult on nagu seadusega määratletud. Et see tegelikult, kui nüüd minna nagu, ütleme, ametlikult seda nagu vaidlust nagu lahendama, et siis see ikkagi seaduslikult on see lõppsõna ikkagi see, et see teenuse hind peab olema paika pandud, fikseeritud, võimalik enne kokku leppida. Et mitte niimoodi, et pärast vaatame, kui palju tuleb. Et ühes kohas sain läbi häda ta lõpuks paika. Et läks ka natuke rohkem siia-sinna. Aga ta lihtsalt jah, kui ta ei ole kokku lepitud, siis ongi, et siis ju lõpuks ju läheb seal, ma ei tea, mis asjad seal on ju. Hakatakse seal, ma ei tea, mis 100 imet, eks ole, seal tegema, et esitatakse mis iganes asju ju, ikka ju selles mõttes, et ta päris läheb ju keeruliseks, pärast ei ole võib-olla keegi nõus maksma, on ju, ja läheb jälle vaidluseks, on ju, et see asi on ikkagi igatipidi õige, kui ta on kokku lepitud varem. Ja siis on selle tunnihinnaga ju siuke asi, et see tunnihind on jah, töölistel on tunnihind. Töölistel on tunnihind ja et töötajatel. Et see võib ka öelda nagu, et on teenus. Et see töötaja ju teeb enda teenust, aga samas ta nagu teenus nagu lõpuni nagu kogu selle laiaulatuslikus tähenduses ei ole, et see on ikkagi nagu osa teenusest. Et teenuses on veel see äriühing, et aga töötaja, kui ta teeb nagu ilma äriühinguta, et siis ta on ju töölepingu alusel nagu tööline. Et seal on nagu see tunnitasu nagu on lubatud, on nagu ka seaduse järgi nagu lubatud ja ütleme, et seal tuleb nagu seal jälle sellest olemuslikkusest ta tuleb jälle teistpidi, läheb kokku. Et ta hakkab nagu teistmoodi nagu toimima. Et seal tulevad ju